Tervihraavas, oleme siis tagasi üle pikka aja. Oleme siis jõudnud sellisesse kohta, nagu te teate, Maidla, Aidu, Liiva lähistel. Oleme siia tulnud selleks, inimesed, et räägin teile veidi oma YouTube'i kanalist, kuna ma pidin tegema telefonile tehase restarti, siis peale tehase restarti ma unustasin oma YouTube'i kanali parooli kokku koos selle YouTube'i account'iga ja siis mul tuli mõte, et ma võtan selle need videod sealt kopeerin mingi hetkel tagasi enda memorisse, siis hiljem ma laadin need uuesti teise kanalile, teen uue, mitte uue, vaid võtan järgmise vana kasutaja, mis mul on ja asetan need videod sinna, teen uuesti selle kanali üles ja siis tänasega teen uue video seoses sellega, et ilmad on üpris segased, kord on külm, kord on soe, kord sajab lund, kord sajab lörtsi, me ei tea mitte midagi, aga nagu see Synoptik, kes Facebookis tavaliselt postitab, see Kairo, tema nii-öelda rääkis, et umbes aprilli keskel loodetavasti läheb ilm soojemaks, siis hakkab rohkem tulema võib-olla isegi jalgrattavideosi saab siis suhteliselt teha juba, siis on juba soe, kõik niisugused asjad. Aga tuleb ka siis neid hetki, kus me hakkame juba rattade asemel juba autoga sõitma ja hakkame käima kõik vanad mahajäetud kohad või siis ütleme teised hüljatud kohad. Ja siis I don't know, siis tegelikult tuleb veel ka niisuguseid kohti, mida ma pole üldse avastanud. Ühte kohta ma tean, mis asub Narva-Jõesuus metsa sees, väga suur hoone. Ma ei hakka seda praegu välja selgitama, mis see on, kuna sellest võiks tulla täielik hea video, aga me ei tea, kuidas me sinna läheme. No minemisega on jumala kõik okei, see on olemas, aga me ei tea, kuhu parkida, sest seal ei ole niisugust kohti, kuhu võib parkida, aga see selleks. Ja Kunda reisiks olen nii palju kogunud, et ratamatk hakkab pärast 10. juunit, sõidame ratastega Kundasse, ööbime seal 2 päeva, nii-öelda 3 päevaga tegevus, 3. päeval siis hakkame tagasi tulema ja katsume kõik mahajäetud kohad või siis nii-öelda hüljatud kohad läbi käia. Aga eks see oleneb sellest, et kuhu saab minna ja kuhu mitte enam, sest enamus kohad pandakse tänu huligaanidele, tänu lõhkujatele, tänu niisugustele inimestele pandakse kõik hüljatud kohad kinni, sellepärast, et mitte keegi ei läheks sinna huligaanitsema, mitte lõhkuma ja nii edasi. Sellepärast nii-öelda ei saagi mahajäetud ja hüljatuskohtades käia, sest niisugused rikkujad lõhuvad kõik asjad ära ja vahetevahel on niimoodi, et huligaanid käivad nüüd lõhkumas ja siis, kui korralikud inimesed lähevad seda avastama, siis jäävad nemad süüdi sellesse, et nemad käisid lõhkumas. Aga ma ütleksin ausalt, need, kes huligaanitsevad mahajäetud kohtades, nendele võiks tulla väga-väga suur trahv sellega. Sellepärast, et see ei ole hea normaalne, et sa lähed ja lõhud neid. See ongi just selle jaoks, et inimesed saaksid avastada neid vanu kohti. Aga noh, see selleks.
ja Kunda reisiks täpselt on ka see, et püüame käia niisugustes mõisades, mis on, saab sisse minna, enamus mõisad on sellised, et sinna ei saa. Siis ma otsustasin teha enda selle uue YouTube'i account'i, teha niimoodi, et see vana nimi, mis mul oli, ehk siis EAP, mitte jah, EAP ehk Abandoned, Exploring Abandoned Places ja siis Paranormal Exploring ehk siis asjad võtab kokku. Või siis on teine variant, et ma teen kaks kasutajat, ühes on siis mahajäetud avastamine ja teises on siis paranormaalne uurimine, ehk siis kahjuks mul ei ole praegu niisuguseid asju nagu elementaarsed uurimisasja nagu Spirit Box, nagu te teate tuntud kummituste otsija, Overnight, ehk siis seal liikmetel on Spirit Box, siis on Xbox 360 see pikk nagu kaamera või mingisugune taoline asi, millega näevad neid kriipsukesi, siis on Music Box ja siis on need nende värvitulukustega need uurimise asjad, et kui keegi õhk vastu läheb või mingisugune asi, siis ta hakkab piiksuma ja niimoodi. Ja siis on kassipall ehk siis vilkupall. Need on praktiliselt kõige tuntumad esemed selle uurimise käigus, aga mul ei ole neid, siis ma pean kuidagi teismoodi, et mikrofoniga lihtsalt tegema ja siis küsitlema. Aga jah, selline mu video ja ega praktiliselt ei ole ikka Kunda selle matkani või selle jäänud maikuu on keskmine, juuni ja siis ongi minek. Ja loodetavasti loodan, et saab rannas ööbida, sest siis oleks spacikal. Aga jah, see selleks, et me kohtume järgmises videos. Bye!